No tere õhtust. Oot, ma kuradi panen veits huule määret. Läheb libedamalt. Flatline. No tervist kõik meie 1000 subscriberit ja võib-olla ka inimesed, kes ei ole subscribe'inud. Nagu lubatud, 1000 subscribe'i pealt pidime teile podcasti või jutusaate tegema. Ja siin ta on, meie esimene oma jutusaade ja Ragnar, mis sina ütled selle peale? Ma ütlen seda selle peale seda, et 2 päeva tagasi sai tonn meil täis, 1002 on ees ja me tegelikult juba ootasime päris pikalt seda, et see tonn tuleks. Tegelikult ikka väga pikalt juba vennad lihtsalt on viimased mingi 2 kuud kerinud, et no kohe on tonn täis, kohe on tonn täis ja 3 veel. Ja nüüd ta tuli ja no pidime asjad kätte võtma ära tegema. Mainin ära, et tegelikult me tegime just terve tunni jagu podcasti teile ja siis me avastasime, et midagi siin tehnika vedas meid alt ja meil oli lihtsalt heli oli salvestas läpaka pealt ja kaamera pealt, aga need ei salvestanud, ehk siis me olime nagu siuke Skype'i videokõne heli, aga mikrid ees nagu mingisugused maunod lihtsalt. Seega, ma ei tea, teisele ringile ja räägime lood ära. Käes on reede õhtu, kell on 9:30 ja algab järjekordne või esimene Motopurgi podcast No, / jutusaade. Saate nimeks arvatavasti võib-olla kujuneb siis Coffee Dicks, Raksi ja Fretsiga. Jaa, et kohvid meil olid siin tõesti ees olemas enne, aga need on nüüdseks joodud juba siin 2 tundi tagasi praktiliselt ja ei viitsi uusi tuua, et läheb ilma kohvita see teine ring. Me oleme joonud. Aga kuule, ärme siin pikalt siis seda kummi venita, et kuidas meil see Motopurgi värk alguse sai? Tuletame meelde siin rahvale, võib-olla mingi OG vaatajad meil. Mingid sõbrad ja tuttavad võib-olla teavad, aga sõbrad tuttavad ja võib-olla ka mingid esimesed subscriberid või keegi siin uhke veel võib kommentisse jätta kohe, kui tuleb tuttav. Panen väikse klipi või heli. See on Saab 9-3. ma ei saa mainimata jätta, et mul oli siuke karmake see vibe praegu, nagu see intro laulad. Vana hea. Ma olin praegu see tantsiv tšikk seal. Ühesõnaga, see oli siis meie esimene Motopurgi video, täitsa nagu siuke mitte niisama mingi auto ilukaadrid, vaid täitsa saate moodi video. Seal olin siis mina figureerimas oma Saab 9-3-ga ja see tuli ikka päris ootamatult, kuidas me seda asja alustasime. Sul naise karvad siin. Mina ei tea, mis karvad. Aga jah, kuidas meil see algus oli, et tegelikult esimesed 4 videod kanalil on siuksed mingid artikli videod, mida mina siis kunagi tegin, aga siis tulid sina jutuga, et kuule, ma ei tea, prooviks, olid Kaspar Seppa vaadanud auto 24 videosid. Vana hea, laadimiskünnis. Clearance ja nii edasi. Mitu liitrit on. Kaspar, mis toimub? Videod on 5 minutit pikad. Vaatame siin mõned aastad tagasi oli ikka 10 minutit sai vaadata videot. No hilgeajad olid osad videod 20 minutid. Ma saan aru, et kompaktne ja värki, aga nagu Kaspar, produktsioon on langenud. Kaspar, tule räägi meile, tule siia, räägi meiega seda juttu. Vot meie esimene kohe kutse. Kaspar Sepp, tule meile saatesse rääkima. Sinuga ma arvan, et me saaksime rääkida küll mingitel teemadel siin. Kindlasti. Aga esimese videona, sinna tulid jutuga, et kuule teeks, prooviks mingit autosaadet ja, või ma ei tea, kas sa just selle hetkel autosaadet mõtlesid. Ei, no ma mõtlesin ikka, sest et meil on ikka olnud ju põhimõtteliselt gümnaasiumist saate ikka mingi auto teema, et oleks tahtnud nagu mingi filmida ja teha mingi auto asju. Ma ei tea, millest see tuli isegi. Siis, kui need load hakkasid, ma arvan, lähedale jõudma ja sinu esimene auto, millest me võib-olla pärast räägime, hakkas nagu pilti tulema vaikselt. Kuule, ja nagu vana hea mäletad, istusid Hiiu grillis
mõtlesin, et oi kurat, oleks auto tõmbaks, no opa, vaatasid mingid lahedad autod, sõidavad mööda, opa, vaata seda. Ja mingi hetk oli tegija nagu rolleritega, aga siis läksid autod üle, vaata. Hiiu grilli tiks. Passisime Hiiu grillis, aga meil lube ei olnud ja autot ei olnud kummalgi ja siis me lihtsalt nagu mõtlesime, et kurat, et varsti saaks kõva, noh. Ma arvan, et õiged OG mingid Mustamäe ja Nõmme inimesed teavad, kus on Hiiu grill. See on siiamaani seal. See toimetab 24/7 ja 365 kogu aeg, lihtsalt vaheb pole, mis päev on. Paneb möllu. Aga seal me istusime tõesti ja noh, nüüd me siin oleme. Kuule jaa. Ma ei tea, mitu aastat hiljem. Aga jah, aastaid on palju möödas. Üle 7. Kindlasti. Ja jah, ega see idee tuli meil seda motopurki teha kuidagi lihtsalt nii lambist. Ma siin mõtlesin jah, kirjutasin Raksile, et tavai kuule, et mis see alguses kanali meil oli mingi purk, mis iga, ma ei tea. Ühesõnaga mingi 4 tähega lühend seal oli. See oli minu mingi anagrammi ja Raks üritas midagi nikerdada, aga ma vaatasin, et asi ei lähe väga käima ja siis ma mõtlesin, et pakun nagu siin, et tavai teeme midagi nagu sihukest, et äkki tõmbab käima ära. Ja siin me oleme, tonn täis ja nagu lubatud. Tegelikult see on jah, kunagi välja lubatud, et tõestamaks seda. 3. november 2020 laadisime üles video motopurk kohvitiksul, mis juhtus. See oli siuke väike blog stiilis, et me olime lihtsalt kohvitiksul ja rääkisime, mis toimub. Me rääkisime vist sellepärast, et me ei olnud tükk aega videosid üles pannud ja siis me rääkisime, et mis toimub, et miks nii on. Jaa, nii, aga ma panen tõestusmaterjali. Pane. Kohe vaata, et nagu, mis asjad toome välja. 1000 subscribe'i pealt tuleb, ma toon ka siis siia, 1000 subscribe'i pealt siis lubame teile, et hakkame podcasti tegema mototeemalist. Noh, see on sükene 90% mototeemaline. Jaa. Mul on isegi väike idee selle setupi jaoks, see saab teie jaoks pull olema. Siis teine oluline. No tere tulemast, siin on teie pull. No täpselt ja kes tahab teada, mis need ülejäänud väga olulised bullet pointid on, siis minge vaadake see video üle, et seal on põhimõtteliselt andke teada vibe, et võib-olla siin jälle OG kuulajad, vaatajad. Sellel on 57 laiki või? Sellel on 57 laiki ja peaaegu tonn vaatamist. 20 kommentit, keegi päriselt kirjutas selle video. Me ju ütlesime, kommenteerige, andke teada, meil see terve video vibe oli, et andke teada. Aga keegi andis ka midagi teada, ma ei mäleta enam. Siin anti ikka päris korralikult teada, et väga tore, et te võiksite põhimõtteliselt iga video alla niimoodi kommenteerida ja tagasiselt. See oleks üliaus ja kui te nii teeksite. Ja see oli pullna. Aga nii ta tuli ja siin me oleme ja nüüd me need asjad teoks teeme. Kuule, Raks, mis värk sellega on, et nagu selle aasta sisse on meil ainult 3 videot mahtunud? Ma just tahtsin öelda, et eelmine aasta me panime video üles, et selgitamaks, mis juhtus. Sest me tegime mingi ühe video 2 kuu jooksul, aga nüüd meil on terve aasta peale 3 videot. Okei, 4 on tulemas. Et ühesõnaga me üritame ikka kvartali peale ühe video ära sebida selle aastaga, siis on nagu vähemalt mingisugune arvestatav kogus siin, aga väga vabandame, et siin on siuke pikad pausid olnud sees ja me vaatasime, et siin subscriberid viskab peale, et nagu mis me siin ikka. Tonn tuleb täis, siis vaatame edasi, kuhu me selle asjaga sõuame. Järgmine goal, 5 tonni. Sead edasi 10, ja 20, ja 100. Siis 150 oli. 150 oli see. No praegu on eesmärk, aga ma arvan, et selleks ajaks peaks olema mingi 200. See Vaakinist võiks mööda minna. 200 000. Mõtle, kui mototeemaline Eesti channel tõmbaks Eesti influencerist mööda. No, rahulikult, noh. Uskumatu. Siin kuradi pole küsimustki. Aga jah, veitsin tihedad ajad olnud, et kuradi graafikud ei klapi ja ma ei tea, mis siin kuradi ulme jutud on. See 21 aasta on kuidagi natukene kiiva kiskund, et me oleme seda vabandanud kuidagi selle taha, et autosid ei ole ja aega ei ole. No tegelikult aega ei olegi anda. Autosid nüüd natukene on tekkinud võimalused. Pigem ongi see ainus vabandus on see, et aega ei ole, et nagu selle taha nagu võib-olla saame ära peitud, et lihtsalt graafikud ei ole klappinud nagu. Aga me katsume 2022 ennast parandada, kuna ta ikkagi tonn on suur number juba, siis võiks teha ju normaalselt nüüd asja uuesti. Ja ma arvan, et sellest vaatenurgast see ka, et nüüd see 2022 on juba sellepärast parem, et me saime lõpuks podcasti käima tõmmata ja podcast annab nii-öelda seda vaatajatele võib-olla natukene mingit sisu ja mingit tausta natukene nagu, juurde vaata. Kui me ei jõua nagu videot üles panna, siis podcast ikka jõuame ilmselt rekordida, et vähemalt mingit materjali natukene siin nii-öelda täiteks anda teile ja
samuti siin me saame lahata natuke behind the scenes, mingit elulist teemat, mingit pullijuttu, et niisugust, mida nagu videos ei räägi, et nagu hoida videod natuke professionaalsemad lihtsalt. Natukene on selles asi meie puhul tegelikult ka see, et tänu sellele, et meil ajagraafikud ei kattu väga hästi, siis on meie asi suhteliselt nagu hooajaline. Et suvel on meil palju rohkem võimalust teha, sest me nädala sees peale tööd saame teha, sest ka meie käime tööl igapäevaselt, et saame peale tööd teha. Praegu talvisel ajal läheb nii kiiresti pimedaks ja siis filmimine sellest suurt midagi välja ei tule. Ja sellepärast me enamasti, meil on põhimõtteliselt ainult nädalavahetuseti võimalik filmida. Ja seda ka mitte iga kord. Ja seda enamasti mitte iga kord, et meil on väga väiksed augud, kus me midagi suudame teha. Et selle nimel me praegu võib-olla nüüd see aasta lõppu veel pigistame ühe augu, leidsime praegu, kuhu me saame arvatavasti sisse pigistada ühe video veel. Jaa, üritame. Siis on ainult minu õlul, et see asi ära teha. Ma kuulen siin ainult mingid vabandusi, et ei ole mõtet vabandada. Kes kuredi tunneb, et tal on haiget tehtud, siis ma ei tea, tõmba normiks lihtsalt. Kirjuta meile, jagame sulle emotsionaalset tuge selle osa pealt, et ükskõik millise video alla, kirjuta meile, me näeme. Sa võid kirjutada meile sinna Facebooki ka või kuhugi ja eks me siis anname sulle seda psühholoogilist tuge, kui sa tunned, et sul on väga raske, et me ei ole videos. Või kirjuta selle sama episoodi alla ja me järgmine episood adresseerime su muret. Võib-olla. Ilmselt küll, väike shout-out või midagi. Aga nii ta on. Mis me siin podcastis siis hakkame üldiselt rääkima? Täna teeme väikse sissejuhatuse, et nagu juba aru saada, siis me räägime üldiselt praegu niisugust olu, et mis meil oli siin, vabandused lihtsalt, et miks mitte videos ei teha. Aasta tagasi me lubasime, või selles samas videos mina mainisin, et see podcast tuleb 90% mototeemaline ja 10% siuke mela. Et ilmselgelt meie oleme rohkem entusiastid kui mingid spetsialistid mototeemadel. Et me pigem kajastame siukest huvitavat enda arust ja meelelahutuslikku tegevust. Jaa, ma ütleks ka, et nagu siuke lõbusam, natuke vabam, et ei ole nagu mingi väga kinni otseses mototeemas, et issand jumal, me ei rääkinud nüüd autodest või mingi motomaailmast. Rattalaagrite ja väntvõlideni välja ei lähe ja võrdlema ei hakka mingi Kardani muhvi tihendist siin rääkima, et nagu ma ei tea, samamoodi me Kaspar Seppa ei pane, et me mingist lävepaku tihendist ja asjad. Pigem võib-olla kutsume no ma räägin, see on mingi sumpsi tihendid ja mingid tüksed asjad ühesõnaga pigem kutsume võib-olla mingisuguseid külalisi endale siia, kes saavad heietada, rääkida oma mingisuguseid kogemusi sõidukite asjadega, mis neil on motomaailmaga seonduvat, lihtsalt võib-olla huvitavat juttu, mis nemad arvavad igahustest asjadest ja räägime ka enda mingisugused seika selus, et meil ikka neid nipet-näpet siin on kogu need autodega ja muude asjadega. Aga ma arvan, et oleks kõige koht teha siis väike nii-öelda tutvustusring, et videotest on küll meid näha ja natukene võib-olla sealt saab ka tausta infot, mis masti vennad oleme, aga teeme mingi siuke... Jah, ma ei tea, huvitav oleks muidugi teada, kuidas inimesed võrdlevad meid nagu päriselus ja videos. Jaa, et nagu mis see... Meie arvame, et me oleme nagu ise endad seal. See on jälle üks hea koht, ma ütleks, et jälle... kui viitsimist on, pange alla kommentitesse pärast. Me nüüd mõlemad räägime natuke endast, millega me tegeleme muidu ja tausta veits ja pange siis kommentisse, mis te arvasite nagu enne meist ja mis te arvate pärast seda, et kui palju see nagu klapib, et nagu milline see ettekujutus oli nagu, et kas ei kannata või kannatab. Siis saad päris sisulisi kommentaare saad. Jaa, võikski olla, et mitte nagu siuke mingi no tegelikult võiks olla siuke normaalne nagu mingi kommentaar, mitte siuke, et lahe. Et nagu... Ei, pullid vennad olete. Pullivanad ühesõnaga. Aga kuule davai, Raks, teed ise otsa lahti või? Jah, võin teha. Omavahel siis tegelikult oleme väga pikalt tuttavad. 2005-6 umbes sealt, mingi 17 aastat. Või oli midagi, something. Jah, mingi 16, no... Jämedalt. 15 pluss. Ja oleme sellest ajast juba väga, väga head sõbrad ja parimad sõbrad olnud ja oleme siin palju asju, nagu Fredi ütles ka, läbi koos elanud. Meie teed läksid lahku siis peale gümnaasiumit nii-öelda selles suhtes, et sinnamaani me olime ikka päris palju asju koos teinud, aga siis läksime ülikoolidesse erinevatesse. Minust siis
mina läksin siis Tallinna Tehnika kõrgkooli ja minust sai siis selle lõpetades mehaanikainsener ehk siis inseneri taustaga ja tegelikult igapäevaselt teen ka inseneri tööd. Noh, siukene tootearenduse peal. Aga jah, hobi korras oleme siis, olen tegelikult juba pikalt viljelenud seda nii-öelda mingit saadete ja produktsioonide ja filmimist ja siukest filmimist enamasti ja monteerimist. Ja nüüd olen natukene uhke selle motopurgi üle, et see niimoodi siis meil nüüd ilusti käima on läinud ja tonni ilusti täis saanud, et siit on ainult üles mäge loodetavasti. Ärge ära kaduma minge. Mis see eriala oli, mis õppisid koolis? Tead sa, ma käisin poole ülikooli pealt kaitseväes ära, ehk siis meie õppeaasta oli 4 aastat, ma käisin 2 aastat ära. Kuti õppeaasta oli 4 aastat. Õppeaasta, jah. Hablaga seda lihtsalt, kutt lihtsalt elas 1 aastaga 4 aastat. Said infona võin öelda, et meie operaator oli mu alguses mu kursavend, aga siis ma jäin aasta maha. Et Kutti istuma lampi jäi kõrgkoolis istuma ja aasta maha lihtsalt. Ei, et tegelikult esimesed 2 aastat oli siis, kui mina käisin, oli eriala nimi tööstustehnoloogia ja turundus. Oli või? Ei, tehnomaterjalid ja turundus. Ja siis, kui ma tagasi läksin, siis ma avastasin, et mul on uus eriala või uue nimetusega eriala ja siis ta muutus tööstustehnoloogia ja turundus. Et turundust saime ka, operaatori poisika läks rohkem turunduse poole peal üle, jämedalt võttes ja mina siis jäin sinna inseneri poole peale, et see oli siukene so-so, veits ühte, veits teist, et kui see pigem on siuke, et kui sa tahad nagu õppida, siis sa saad, aga muidu see on siukene šlang eriala, et sa võid lihtsalt kergelt kõrgharidus saada, rakenduskõrgharidus. No selge. Kuradi juhtimis... Ja siis tegime motopurgi valmis ja siin me oleme. Jaa, no eks palju on siia vahepeale mahtunud igasuguse asju, aga ütleme nii, et esimese saate kindlasti me neid ära ei jõua rääkida. Et selleks me võtame aega siin aastaid räägime lugusi, kuni papsistume täielikult. Võtame aega. Aga kuule, juhtimisõigus kaua olnud on siis sul? Ma ütleks, kui ma mängiks lolli ja püüaksin jälle samamoodi arvata, et mis ma enne ütlesin selle eelmise salvestuse käigus, et siis tegelikult nüüd selgus, et circa 7 aastat on olnud, et me oleme umbes suht sama. Kutid lihtsalt nii prosta praegult, mõlemad üritavad mõelda, mis nad rääkisid tunda aega tagasi, et enam-vähem samas liinis püsida, et nagu oleks asi kompaktne ja tihe, sest et that's what she said. Ja nii on. Ei. Okei, 7 aastat, kuradi. 7 aastat ja kindlasti huvitab, ma arvan, inimesi, et mis sõidukitega me siis sõitnud oleme, et palju sul autos olnud on? Mis ma lugesin kokku 5 oli vist 1, 2, 3, 4, vist 4, 5, midagi sellist. On siis, mida mina siis nii-öelda omand olen ja oman. Et alustasin õige pemmivenana, praegu võiks see auto isegi olla veel, kui ta korras oleks. See automaatkäigukast oli 316, E46. Automaatkäigukastiga koos käisime Ääsmäel järgi sellel siis, kui ostsin. Ja ütleme nii, et see auto püsis 2 kuud mu käes. Sellest 6 aega ma sõitsin ja siis sai ülevaatus läbi. Oi, vana hea. Paar tiiru ikka sai sellega tehtud, kuskil Mäkis käidud või ma ei mäleta, kuskil midagi sai tehtud. Me saime tõesti, ma arvan, tõesti paar tiiru. Reaalselt esimene tiir oli Ääsmäelt Tallinna ja siis teine tiir oli mingi 2 nädalat hiljem kuskil Mäkis ja sellega põhimõtteliselt piirdusid minu tiirud selles autos. Ülevaatus sai läbi ja ma ei saanud teda uuesti ülevaatust teha. Päris kurb, Siis ma müüsin ta ilma üle tüvvita maha. Okei, ja mis siis sai? Siis tuli PT Cruiser. Muff, nimetasin muffikuks ta. Vana hea Chrysler, PT Cruiser. Freddy Norris seda auto päris palju. Ma ikka norisin päris palju. No minu meelest see on üks väga ebaõnnestunud auto. Minu meelest see on suhteliselt õnnestunud auto, kui ma tagantjärgi mõtlen. Tegelikult see oli ikka nagu... Ta oli aus pill, Jah, ta ei ole kõige atraktiivsem, aga ta oli aus pill. No mis seal ausalt oli, Kaubaruum. Mis kaubaruumist sa rääkida saad? Sa saad tagumised istmed full välja võtta nagu kohvri. No ainuke hea asi jah, et sa saad need istmed välja võtta, aga nagu reaalsusest see on ikka pikal maantel diisel on okei. Ta oli manuaal, ta nägi suhteliselt, naistele ma arvan, et ta oleks ülihea auto. Ta oli suht normi värvi ja tal oli täiesti okei. Ma tean, võtan korra rahulikumalt selle diisli peal, eks ole. Okay. Ma kuulen siin hingelnamas.
et ta oli küll diisel, aga ta oli suhteliselt hea diiselmootor, et ta nagu, noh, ta ei olnud mingi räme rebi, jah, aga ta oli usaldusväärne. Mootoriga ei olnud probleemi. No mootor on põhimõtteliselt Mersu mootor tegelikult, sellepärast jah, oli küll vist, jah. Aga selge, no sellega läks nii, et see läks oma teed siis lõpuks, jah? See lõpuks läks mingi rekkajuhile, kes väga tahtis seda. Jaa, ma ikka paar korda nägin teda ka kuskil veel sõitmas ja ma ei tea, mis tast nüüd saanud on, aga mul on hea meel, et seda ära müüsid. Ütleme nii. Aga palun. Peale seda siis ostsime Fredile siis natukene sobivama auto, aga endiselt ta ei ole siiamaani ühegi minu autoga nagu maks ei, no ma ütlen, no see auto, mis sa nüüd järgmisena ostsid, see oli nagu minu meelest ikka, no see oli suht hea, no see oli aga ikkagist, agasid seal oli. Ei, muidugi oli agasi. Ei ole siiamaani veel Bullseye pihta saanud Fredi arvamusega. Ma pole isegi Bullseye pihta saanud oma autoga. Sinust me ei hakka üldse rääkima. Või no hakkame, aga kohe varsti. Sest et nagu selleks, et saada Bullseye pihta, sul peab olema mingi maare kuskil ligi 50 tonni auto hind. Jah, võib-olla. Ühesõnaga, auto, millest jutt on Kia Ceed GT 2016. 1.6 turbokas, 150 kilovatti. Täitsa racing pill oli, tegi sport sumps, said nupust panna sumpse kõvemaks, vaiksemaks. Sportistmed, see ilus sametine isterool, kõik see ärgid. Väga äge pill oli, aga sellega läks natukene õnnetult, et see läks maha kandmisele. Mis juhtus? Tead, sa sõitsime neiuga üks ilus pühapäevane päikseline päev. Neiu sõitis, täpsustan igaks juks ära. Et sõitsime Lohusalu randa, mööda Tabasalu või Paldiski maantee ja Tabasalu vahel oleval lõigul, Tabasalu kaardiraja lähedal ja bussi taskust keeras õppesõidu auto ette. Et hakkas suruma nagu lampi või? Mitte päris. Ta seisis ohutuledega ja pani mingil hetkel vasaku suunatule. Me mõtlesime, et ta tuleb meile sappa ja siis sõidab rahulikult edasi, aga ei, ta otsustas viimasel hetkel pööret sooritama hakata ja pärast väitis, et päike paistis silma. Vana hea päike isegi ei paistnud sealt suunast, aga okei. Ja keerasime kõksti kokku, et neiu jõudis õnneks veel pidurit piisavalt palju vajutada, et me päris kraavis ei lõpeta. Panen siia ka pildid sappa, milline see auto pärast välja nägi. Aga jah, selle autoga läks niimoodi, et pauk käis küll paremasse esimesse nurka, aga piisavalt õnnetult, et varuosad läksid rohkem maksma, kui auto väärt oli ja läks maha kandmisele kuhugi Poola mehaanikule korda teha. 2 autos kokku panna. No jah. Ja siis ma sellega sõitsime või sellega ei sõitnud enam kindlasti. Sellega me ei sõitnud enam kuhugi. Siis sellega oli adjö. Siis me olime väga kurvad, nukrutsesime 3 või 4 kuud kodus ja siis nüüd suve lõpus ostsime, siis käisime Tartus Toomas rongiga sõitsime. Käisime siis Tartus Toomas uut Kia Ceedi. Kutil lihtsalt oli materiaalse asja pärast depressioon nagu. Tõmbus masesse ära lihtsalt. Jah, no see oli natuke liialdatud, aga no ütleme nii, et oli. No põhimõtteliselt vend ikka kuradi, ma ei näinud pärast seda avariid 3 kuud seda venda täiesti kadunud. Mootorburgi rahvas pole siin 7 kuud näinud, nii et no, sa võid ka masenduse. Kuuled või? Ja ostsime siis Tartust Autospiritist siis esindusest edasi otse uue Kia Ceedi, aga 2 aastat siis uuema, 2018. See ei ole nüüd GT, aga 1.4 turbokas, aga 103 kilovatti ja täitsa asjalik. Näeb isaks välja, head lisad, särgid, värgid ja ma olen väga rahul selle autoga. Teeb suhteliselt pulli häält ka. Võin ka jälle ühe klipi panna. Aga et noh, Fredi oli uhke, lõpuks oli Android auto ja Apple CarPlay autos sees. No kuradi, ütleme nii, et kui sul... See oli kunagi mingi teema, mida sa ajasid tagama autodel. No tegelikult siiamaani, sest et nagu ma ei näe mõtet, miks peaks olema auto mingisugune juust, vaata, et sul ikka mingid varustajad võiksid olla. Kui sul ühte asja ei ole, siis mingi teine asi peab kompenseerima. Sul on manuaalkast, vaata, aga sul kompenseerib, et sul on Apple CarPlay, Android auto, ehk siis teeb natuke asja paremaks. Kui sul seda ka ei oleks, siis mul tekiks küsimaks, et mis asja, see on nagu mingi plank, nagu sa võid osta aasta 2000 auto täpselt samasugune. Väga väike läbisõit. No, teha see garantii. No jah, aga palju õnne, noh. 32 000 on läbisõit praegu. No võt, no. Ma olen 6 000 sinna pannud. Päris uhke vend. Kilomeetrit siis, mitte raha.
32 000 läbisid, 6 000 euri alla pandud, nii ta läheb. Selline see Kiia elu on, aga jah, siis, ja siis see on praegu see, millega ma praegu sõidan. Ja siis on üks buss on ka, väike buss, kaubik. Kuule ja, räägi korraks kiirelt, mis värk sellega on? See on tegelikult üks niisugune semisalajane projekt siin Motoburgi raames selles suhtes, et see tegelikult oli mul eraldi projekt väljaspool Motoburgi, aga järgmine aasta arvatavasti kajastame ka seda pilli. Lühidalt öeldes tegime siis ise campervanni. Ja kas rahvast saab midagi näha selle kohta? Tegelikult sellest saab jah näha, et tegelikult on YouTube'is siuke kanal ja Instagramis samamoodi on Vantaasia, et võite minna otsima, panen ka siia alla lingi, et näete, kuidas me seda ehitasime ja ka esimestel see suvi jõudsime 2 reisile, ühele suuremale siis Lõuna-Rootsi. No võt, minge visake pilk peale, pange ja subscribe. Kuidas see kõlas nii promona lihtsalt? No kuredi vend väikest viisi ikkagi siin teeb, et no nii on. Ühesõnaga mina sellega niikuinii kuidagi seotud ei ole, see on Baas Raksi ja ta elukas projekt, et see on isiklik projekt. Lihtsalt nagu miks mitte, et jagada subscribereid natuke, kui kellel huvi on, et nagu igale ühele ei meeldi, aga kellele meeldib, siis kindlasti minge kaega üle, jah, saate ise teada, kas meeldib või ei meeldi. Vot, siuke värk, no. Aga sina, hakkame nüüd pihta su Android-autod ja... Tead mees, teeme väikse reklaamipausi. Meil just oli üks Vantaasia reklaam, aga tänast ja meie esimeste episoodi toetab siinkohal siukene pildistamisteenus nagu @fotograaf. Tegu on siis meie enda kohaliku operaatoriga, fotograafiga. No ütleme nii, et tegelikult meil sponsoreid ei ole, et veits sääd 1000 subscriberit täis ja endised sponsoreid ei ole. Keegi võiks, vahepeal me võtame kõik vastu. Ma ei tea, me võime kosmeetika ka siia laua peale panna ja öelda, et kehapood. Väga hea kehakreem on, kasutan iga hommik seda ja... Kus need poed olidki? Nüüd on, jah. Kus need poed olid? Ma ei tea. E-poes on kindlasti saada. E-poes kindlasti. Ühesõnaga, jah, et kes tahab, see võiks sponsoreerida. Ja teeme väikse pausi korraks vahele ja kohe tagasi. Jah. Kuule Lannana, kuredi Raks siis rääkis oma lood ära, no. Eks ma siis natukene heietan ka sinna. 7 kuud ei ole mina figureerinud Motoburgi kanalil. WhatsAppit täp nagu. Kuule, ma ei tea, mis värk sellega üldse on, et nagu põhimõtteliselt 7 kuud ei ole videos on, et nagu see, et sa nüüd tegid sügisel ühe video juurde, see nagu ei tee sind väga palju paremaks. No see vihjab sellele, et me tegelikult viskame su välja. No ma ise mõtlesin ka midagi siukest nagu, aga... Et sa viskad ise ennast välja. Aga tegelikult on niimoodi, et kui poleks mind, poleks seda kanalit. Nii ta on, et tegelikult me kõik oleme vitaalsed osad sellest Motoburgist siin, me ei saa tegelikult kahjuks kedagi praegu välja visata veel. Henril siin läksid silmad suureks, juba hakkas veits siin pablama, et võib-olla... Ja jalg hakkas säblema, vaata. Võib-olla varsti on kõik, et Jendeks. Peab otsima endale uue tööandja. Mitte, et me palka maksaks kellelegi, sest ega seda raha ei ole just üleliia, et üsna keeruline see asi. Järgmisena me hakkame tegema neid striime, kus me küsime ka tona, aga tona põhjuseks on palk. No praktiliselt küll, et nagu... Me võime öelda, et see läheb kuhugi mingi asja peale, aga tegelikult me jagame lihtsalt selle oma vahel ära ja siis ütleme, et kuule, läks nihu selle projektiga vähe. See on nagu see sinu sünnipäeval, need MTV Fretsi pelalihased. Jah. Oi. Nii, aga oleme pausilt tagasi ja aeg on sinu kord rääkida endast. Kes sa oled? Mis sa oled? Miks sa siin oled? Mis siin ikka, Raks rääkis, tuttavad oleme päris pikalt, head sõbrad siin juba väiksest saati koos toimetanud asju, käinud koos kaitseväes, käinud koos kõrrid igal pool, et ja siis nagu siin mainis ka, et põhimõtteliselt pärast gümnaasiumit natukene siin läks mõlemal oma rada asi. Mina läksin siis Tallinna Ülikooli psühholoogiat õppima ja siis ma kuskil poole peal sain aru, et ma ei õpi nagu väga, et ma ei tundnud siukest pinget nagu selle asja vastu alguses, mõtlesin, et päris huvitav ja värki. Tagantjärgi mõeldes muidugi klassik oleks võinud ära teha lihtsalt paber taskus, et nagu easy paper, vaata. Kõrvalt öeldes ma juba
juba suht alguses sain aru, et sa ei tee seal midagi. Jaa, et see oli suht siuke, et me käisime mingi Raksiga kell 10 hommikul mingi porterit joomas nagu põhimõtteliselt, kuigi erinev koolid, et ta oli seal tõka-tõkas ja ma olin kõredi Tallinna Ülikoolis, aga saime kokku kuskil poole peal. Tommi grillis. Ja seda ma siis ära ei lõpetanud, sest et ei tekkinud siukest huvi. Siis erinevatel kohtadel töötanud mingid rallipargid, särgid, värgid ja siis käisin nüüd veel ühes koolis, lõpetasin selle aasta kevadel selle ja töötan avalikus sektoris ja nagu siin ütleme siis riigi palga peal, et nii ta on. Eks iga inimene avastab ise võib-olla. Loodetavasti mitte. Tšuka vend ma olen ja selle tõttu ongi siis natukene tihe ka siin, et see värk olnud. Et graafikud lihtsalt, kuna mul ei ole töö esmaspäevast reedeni 9-5, siis on üsna keeruline panna aegu klappima, kui 2 kutti töötavad esmaspäevast reedeni 9-5 ja 1 kutt töötab kuskil täitsa Who knows, mis ajal. Ja nii ta on. Aga mis siis minul on, mul on üks juhtimisõigus liigi kaudu sama kaua, aga mul on siis A, B, C ja E kategooriad. A ja B tegin ise ja C ja E tegin kaitseväes. Kiire küsimus, see bussijuhiks pole mõelnud hakata? Kuule, see nagu ei ole päris minu teema. Mul need bussid ei meeldi väga. Kahju. No selge. Tahtsid tööd pakkuda või? Ei. Okei, siis ma ei viitsi. Mõtlesin lihtsalt mingid sõbra hüvesid saada. Ei, ma seda hea tegevust ei tee. Sa võiksid teadma üsna hästi seda, et mul ei ole midagi tasuta. Ei, tean jah. Et iga asi maksab siin maailmas. Kaasa arvutud sõbra aeg. Aitäh, et tulite ja aeg on siis kokku. Aeg on raha nagu. Aga mul on olnud siis natukene rohkem neid autosid, et siin ma pean tõmbama oma väikse listi välja, väike flex nagu kogu aeg, et mul on rohkem, mul on parem, mul on uhkem, et kõik asjad on nii nagu on. See võtab fletsi kokku, jah? Nii. Vana hea. Lükka need naised eest ära sealt. Ei olnud naised, olid tuttavad, kes kirjutasid, et kas pela teeme täna ja siis ma jäin lugema, siis ma jäin mõtlema, et kas ei teeks saa. Muidu võib-olla teeks, aga siin läks nihu selle podcasti esimese salvestusega. Aga hea küll, autod siis. Esimeseks autoks nii kui load sain tehtud. Legendaarne. Samal päeval sõitsin, läksin Maanteametis, tegin ära ja sõitsin lihtsalt rongiga maale, autole järgi, võtsin garaažist välja, ülevaatus oli tehtud, tegin kindlustuse peale, panin paagi kütsi täis, Ford Sierra. Oba! 1 nukkvõlliga, 2-liitrine, 75 kilovatti, Ferrari punane. Mulle meeldis, kuidas ma alguses ütlesime, et mingit väntuillest hästi ei hakka rääkima. 1 nukiga 2.0, 72 kilovatti. 74 mees. 74 õigus, sul ei olnud see 88 kõmmi. Jah, mul oli see natuke lahem. Aga pullipilna, ühesõnaga varustused oli ikka väga hea. Luks varustus, ees taga käe tugi, katuse luuk, 6 kõlli, ma ei tea, taga oli spoiler, see RS-i spoiler. Sul oli tol ajal iPhone 4, see läks sinna sellesse, seal raadio kohal oli mingi slot. Kasseti hoida. Kasseti need vahed olid ja sinna läks täpselt iPhone nagu niimoodi sisse. Ja niimoodi ka. Mõlemad pidi läks. Ja see oli sedaan kere peal, siis kuskil on mul pilte ka sellest võib-olla, kui siin aega saan, otsin üles ja panen Raksile, siis äkki saab visata teile siia. Aga see on samas siuke, et ma arvan, et see Sierra väärib oma, et saadet täitsa isegi. Sellega ikka sai tehtud. Sellest on materjali ka. 88 aasta mudel oli 95, isa mul Eestist ostis ja garaažist ta põhimõtteliselt seisis mingi ligi 15 aastat, põhimõtteliselt 5 aastat ainult enam-vähem oli ta siuke aktiivses kasutuses ja pärast teda seisis põhimõtteliselt kogu aeg garaažis ja siis ma võtsin kasutusse ja suvel võtsin ja põhimõtteliselt talvel oli juba nii rostetanud, et mis ma tagantjärgi mõeldes võib-olla oleks võinud, et alles samas leiab alati põhimõtteliselt midagi sarnast, kuigi see oli natukene special. 001, Alfa Delta Oscar oli just tahtsin öelda numbriplaat, kes tahab vaadata, võib-olla leiab isegi mingi Maanteametist. Sellega pandi pauku, ma müüsin selle maha ees kuskilt Tartus, mingid noored keerasid seal üle katus ja mul helistas politsei, et kas ma, kuna auto oli isa nimel, siis kas ma tean siukest isikut, ütlesin jah, ta on mu isa
ja tema kindlasti seda autot üle katusi ei keeranud sellepärast, et ta elab üldse välismaal ja siis ta oli, okei, et aga saad ostu-müügileping, siis saatsin ostu-müügilepingu ja siis nad juba ise toimetasid edasi. Aga see läks oma teed. Sellest järgmine oli siis Laitse rallipargist BMW E36, mingi see klassik Bemmi roheline, see vana. See oli rohkem vist tööauto. See oli siuke tööauto, ma sõitsin lihtsalt temaga nii pikalt, et panen nimekirja, et see nagu ei olnud isiklik, aga ta oli ikka suht, ta oli päris hea, hele sisu, ketsi lasi, mingi M-rool, särgid, värgid, 4 ust, normaalne, ma ei mäleta, mis mootor tal oli, aga ta 320 oli, bensiinikas. Saksast toodud üliheas korras, vaata. Ehk siis siiski see, et me saadetes oleme veits dissinud seda Bemmi, siis me tegelikult oleme mõlemad Bemmi vennad olnud. Ei, no põhimõtteliselt küll, no. Ega nagu, jah, kui ta on heas korras ja viisakas, see ei olnud mingi siuke plekkpurk all, vaata, ja mingi roostetav rõvedalt ja seest mingi täiesti mingi narts juba. Ega me enamasti kõigist dissime nagu seda Bemmi kultuuri. Sellel poolt isegi toonklaasis oli akvaarium. Oli jah. Nii, edasi. No siis tuli siit Tröön C2, selle ma sain Laitse rallipargist, sain endale selle juudikalt seal väikse tiiliga. Sa pigem ostsid jah, mitte niisama ei saanud. Alguses ma sõitsin sellega niisama päris pikalt, jälle nii-öelda tööauto, aga siis mingi hetk nagu oli see, et ma ei tea, et nagu põhimõtteliselt võib mingi juudika hinnaga ära osta, et nagu formaalselt lihtsalt. Ja sõin selle ja see oli ikka racing, no. Alla tonni oli tühimass, VTR. Ühesõnaga edasi läks hästi, sellega ikka sai tehtud pulli ja veetud asju, sai siin tõmmatud Tallinnast Vormsi praami peale rekordkiirusega. See oli pagasid täis ka? Pagas oli täis ja autos olid 2 meest ja jõudsime. Mingi kell 6 või midagi, hakkasime Tallinnast liikuma või isegi veits hiljem mingi, ma ei tea, ebareaalne. 7 läks praam? 8 läks vist viimane või? Mis see viimane? Võib-olla. 8 läks viimane ja mingi peale 6 hakkasime alles Tallinnast liikuma ja sinna Haapsallu või sinna, mis see Rohuküla. Sinna ikka on ikka sõita veits. Aga mingi moodi jõudsime. Ja sellega juhtus siis niimoodi, et kanalisatsiooniluuk oli siin Pärnu maantee peal, siin linnas Tallinnas oli lahti, risti oli luuk seal augu peal ja eesolev auto tegi põike, tema nägi seda, sest tal oli tee ees oba, aga minul ei olnud, siis ma olin tema taga ja mina ei näinud seda, ma ei jõudnud reageerida, panin sellest tuimalt üle, piduritoruk katki, kütusepaak katki, kõik särgid, värgid katki, no ühesõnaga lõpuks Tallinna linnavalitsus maksis kinni, selle auto jäi mulle ja ma müüsin selle omakorda veel maha autorahaks vendadele või see auto järel maks 24 või mis ta nüüd on, ühesõnaga nendele vendadele. Seega ma sain põhimõtteliselt, ma sain juudik hinnaga selle rallipargist, siis ma sain auto täis turuhinna linnavalitsuselt ja siis ma müüsin selle veel mingi juudike hinnaga maha põhimõtteliselt autorahaks vendadele, ehk siis see oli korralik profit masin lihtsalt. Ja sul jäi sellest päris pikaks ajaks jäi ka käe peale märk. Jaa, et sellest paugust turopadjad lendas ikka lahti ja käe peal oli siin Citroeni märk sellest, et see Citroeni märk oli mingist metallist ühest seal peal ja siis see plahvatusega kuumutas nii palju, et HV käe peale. Jälle kuskil on pildid, võib-olla leiab, võib-olla mitte. Pärast seda Mazda 626, kuna oli vaja kiirelt autot, et käia tööl ja toimetada, töökaaslased ostsin mingi ebareaalse hinnaga jälle, ma ei tea, mingi 3 sotti või 4 sotti või ma ei mäleta palju see oli. Sellest on video. See ei ole Motoburgi video. Ma ei pea väga palju sellest rääkima. Ma arvan, et paneme siia alla lingi kuhugi ja vaadake ise, kes tahab. Tšuke jälle tumepunane manuaalkast, lasi ketsi, rool kiskus ühele poole, kõllid mängisid ühelt poolt. Ma panen selle lingi siia alla, aga sellest videost põhimõtteliselt te näete Motoburgi algeid. Praktiliselt küll, ma ütleks, see on ikka päris hea, no. See oli enda Motoburki, see on ühes teisel kanali all, aga prehistoric Motoburk põhimõtteliselt. See oli siukene paremale poole kalduvustega Mazda. Kõik on parem. Ja kõik on parem sellel autol. Ja siis Passat B5 elukaaslase oma see oli see siuke klassik Volkswagen Passat, no mis ma oskan öelda, igal vennal, kes Passat B5-ga on sõitnud, teab küll, hea töökindel auto üldjuhul, päris normaalse kuradi minekuga, see oli bensiinikas, turbokas ja manuaal ja värgid-särgid,
tümm oli hea, ketsi lasi, kütusekulu oli suht mõistlik ja piduritega läks midagi nihu seal lõpuks. Vahetasin neid, tahtsin õhutada ja vahetada seal mingi klotse ja asju ja siis no, kellel on, ma ütlen, Passat B5 olnud, siis see teab, et kui sa neid piduri, neid sadulate pealt hakkad neid õhutusnipleid lahti keerama, siis need murduvad lihtsalt kõik ära. Ma murdsin kõik 4 tükki ära ja ma ei saanudki kunagi neid õhutada, ühest jooksis üldse vedelik välja. Lõpuks seal autol pidureid ei olnud lihtsalt põhimõtteliselt ja ma müüsin selle jälle maha mingitele vendadele, kes tulid kohale ja ütlesid, et pole hullu. Ma ütlesin neile, et no pidureid ei ole nagu 0. Ja siis nad ütlesid, pole hullu, me oleme enne ka sihukest autodega sõitnud ja maksid mulle raha ja läksid minema. Nii, ja peale Passatit, mitmes autos on juba? Kuradi. Mingi 5 või? No ma ei tea, 1, 2, 3, 4, 5 ja siis ma sõitsin ühe endise Taxify praeguse Bolti Škoda Octaviaga mõnda aega. Gaasikas. CNG gaasi peal sõitis, no see klassik, mis ta on, Octavia 3, see siuke klassik taksopill, noh nüüd on uuemad Octaviad, aga muidu see stock universaalkerega ja midagi erilist seal ei ole rääkida. Öko oli lihtsalt Lätis, käisin 15 euroga edasi tagasi. Pärast seda oli Mercedes 2V210 kerel. Surnukuur. Ei, 220. See on ainus diiselauto, mis mul olnud on, aga see oli maru mugav auto. Selle kohta ei saa midagi öelda. Sest et see diisel oli niimoodi, et kui sa panid käima, siis sellel oli mootori ruumis oli nii palju heliisolatsiooni ja müraisolatsiooni topitud, et sa ei kuulnud seda põhimõtteliselt. Salongis sa ei kuulnud üldse. Ja tal oli automaatkast, väga hea varustus, mingi norm tümm, soft close, mingi kuradi pagassiluuk, Xenon, tulede pesurid, ma ei tea. Selle autoga on niisugune nali, et kas me sellest või sellest imesime kuskilt kütust. Ja sellest me imesime kütsi välja, aga kuna see Mersu, siis sellel on mingid ulmelukusüsteemid seal sees põhimõtteliselt ja me ikka vänderdasime seda voolikut seal sees. Miks me sealt kütust välja võtsime? Ma ei tea. Mul oli mingi paak täis, aga auto oli katki. See auto oli perses, ja. Ja, ühesõnaga see auto käris väga hästi, ta oli maru mugav ja ikka jube hea, aga käigukast lõpuks seda salt, sest 370 000 oli läbisõit praktiliselt, muidu üliilus, siuke tumelilla metallikvärv, päikse käes paistis üliilus ja siis muidu paistis musta välja. TD-des sitast sai. Surnu kuur muidu, või siuke laibaka autona, siuke pikk matusautona. Nii. Ja siis... Kaugel su nimekiri on? Ja siis... tuli Saab 9.3, millest on video. Sellest on video, see oli siin alguses ka kuulda. Jep, seda võite täpsemalt vaadata, kes tahab. Seal videos on kõik välja toodud. Normpill, rets kütuse kulu. Ja rohkem polegi midagi selle kohta öelda. Värdjas topsi hoidja. Jah, värdjas topsi hoidja. See käsi toe all. Ja, see mingi ulme. Aga muidu lahe pill läks hästi edasi ja... No niisuguse kütsikuluga võikski minna. Niisuguse kütsikuluga võikski minna, Nii. Ja siis tuli Škoda Octavia 2006 aasta omas, sellest samamoodi. Meil on siin video, Motopurgis on video nimega Salapärane Motopurgi tööloom. Kes tahab täpsemalt infot, siis minge vaadake. Väga hea pill oli. No see oli ausalt selles mõttes hea pill, et ma sõitsin sellega, ma ei tea, palju neid kilomeetreid oli ikka mingi, ma ei tea, mingi 30 000 äkki läbi põhimõtteliselt. Ja praktiliselt ainukesed asjad, mis ma tegin, oli hooldus sellega, et ma ise mingid jubinaid väga ei vahetanud, seal oli see rihmavahetus ja siis oli hooldus ja no mingi puksid olid ka sillas, aga mingi stokk nagu kuluosa. Jaa, ütleme nii, et ühe korra me saime seal natukene puiditatud ise ka. No väike kõks seal oli sinna paremasse esitiiba, aga selle ma vahetasin ära ilusasti või no lasin vahetada kuskil firmas, ma ei mäleta, mis see oli. Tegi väga korralikku tööd ja seal ei olnudki midagi. Tule peal oli mingi kriipsud sellest kõksust ka, aga tuli ise ei terveks, nüüd pollis välja. 767 inimest teavad täpselt, mis juhtus. No, et sellest on üks erisaade täpselt, et mida me selle autoga tegime. Erisaade sellest, millega Frets hakkama on saanud ligi aasta aega tagasi. Märksõnadeks on Škoda ja puuhalg. Kes tahab, minge vaadake järgi. Motopurgi lehelt kõik leitavad. Aga selle ma müüsin septembri lõpus maha, mingi, ma ei tea, 2000, mis see hind oli, ma ei mäleta algus seal midagi.
ja ma müüsin selle ukrainlastele, mitte Eestis töötavatele ukrainlastele, vaid vennadele, kes tulid Ukrainast kohale bussiga, 2 tulid siia, ma väga vene keelt ei habla, aga õnneks üks nendest rääkis inglise keelt hästi. Ja siis ma rääkisin kõik jutud talle ära, et see kõik on tehtud, vahetatud, auto sõidab. Ja vennad ütlesid, davai no, šopar hetke ja tasvidanja põhimõtteliselt. Aitasin panna neil Maanteametisse seda aega kinni ka. Ütlesid, et lähevad järgmise päeva hommikul minema. Et lähevad võtad transiidi numbrid. Ma algus mõtlesin, et veits bullshit vennad tunduvad, aga vaatasin hommikul Maanteametisse ja oligi transiidi numbrid väljastatud ja tõmbasidki minema. Nende ainuke küsimus oli, et kas see peab vastu kuni Ukrainasse sõidu. Ma ütlesin, pole probleemi. See on hea küsimus muidugi, mida küsida, et ma ütlen sulle ei. Aga kusjuures ülihaige on see, et need vennad ütlesid ka, et siit nad ostavad selle mingi 2 kiloga, teevad selle rooste, mis seal peal oli ära ja nipet-näpet mingid tööd, mis annab teha ja seal läheb kuskil mingi 4,5–5,000 euri müüki siuke asi. Et kuna ukrainlastel pole raha, et osta uusi auto, siis siuksed autod on praktiliselt mingi ülikõrge sinnas seal. Toho. Isegi töökaaslasega vaatasime mingi aeg ka neid, oligi reaalselt ebareaalselt hinnad mingi vanadel risudel, nagu siuksed Škodad olidki mingi 5,000–6,000 euri hinnad nagu. Vot, ja... No ja nüüd... Ja ostsin kuredi Škoda asemele Audi S3 2016 aasta. Sa raisk. Juhin tähelepanu, et selle auto puhul on see, mida ta ka siin alguses mainis, et et kui midagi on puudu, siis mingi teine asi kompenseerib, et vend, kes kogu aeg ablas mulle mingist Android autost ja Apple CarPlay'st, siis endal nüüd seda ei ole. Aga ütleme, et autol on natukene muid asju. Jaa, et mõtlengi, et seal on täpselt see, et mingi asi peab kompenseerima seda, et kui mul ei oleks seal siukest varustust, nagu tal on, siis nagu ma ei oleks seda ostnud. Aga täpsemalt sellest siis... Jah, sellest vist rohkem ei räägi, jah. Ja kõik autod, mis ma olen ostnud, ma olen alati profitiga müünud, ma siuke vana rondiärikas. Raha vastadab Siberist. Ma nagu ei müü nagu sulle sitta, kui ma müün, aga nagu ma müün sulle selle kallilt. Et Saabi ostsin mingi 750 euri ja müüsin 1250 euri. Škoda ostsin mingi 1800 ja müüsin mingi 2000 midagi, et alati profit. Easy money. Sometimes lose, always win. Easy money on selle nii. Ma ütlen, mõni auto on maha kantud, Citroeniga täpselt sama C2-ga. Ma sain selle mingi, ma ei mäleta isegi, mis sind oli, ma ostsin selle mingi paari sotiga, nagu lihtsalt sümboolne summa oli, meil oli seal ostumüügilepingu peal oli mingisugune, ma ei tea, mis asi üldse märgitab, mingi kokkuleppel või ma ei tea. Ja siis oli mingi 2 sotini hind ja siis ma lõpuks sain selle auto eest kokku, ma arvan, mingi 2 kilo lüpstud välja. See oli jah üks huvitav, see läks nagu juudi jõulupuul läks lõpuks sinna treila peale. Jep, aga see tehti korda ja läks müüki. See oli põhimõtteliselt mingi järgmine päev oli müügis. Ja ma arvan, et ta sõidab siiamaani, ma praegu numbrid peast ei mäletagi, peaks lööma läbi vaatama sealt Maanteameti kodulehelt, mis näitab, kui lüüa sisse sinna taustakontrolli. Sest et ta oli selles mõttes varustus oli hea ja auto oli norm. Vot sulle näha. No jah. Kuredi, vot nii ongi. Ühesõnaga siuke väike tutvustus. Eks ilmselt põhjalikumalt mingitest seikadest ja autodest võib-olla, mis meil on olnud või mingid juhtumeid saab siin tulevikus vaadata. Ja kindlasti esimene osa kindlasti on siin ropult kuulajaid. Et andke teada, mida teie tahaksite kuulda, keda te tahaksite võib-olla siin kuulda. Et kaamera taga on meil ka üks mees, kes ennast siin niimoodi rääkima ei hakka, aga ta ongi siuke salapärane mees, et ja kaameramehel on ka auto, temal on üks auto olnud. Ja ta ütles, et tahab selle Kiiaga joonele panna. Ja, no ta ilmselt tõmbab koti pähe Kiiale, sest et ma ütlen ausalt, tal on Volkswagen Golf mark 7.5. See on siuke klassikaline auto, mida tänaval võib näha. Automaatkastiga ja seda võib näha videos Volkswagen Golf uus versus vana. Lihtsalt, see on siukene nagu enda channeli promomise. See on nagu veits siuke, et nimed ise enda munni vaata. Kuredi konstantselt lihtsalt promod. Aga seda võib seal näha, see valge Volkswagen Golf ja ma olen üllatunud, see on ikka hea pill.
jube hea kooslus ja ma ütlen, noh. Jaa, vaata, need on sõnad, mida ma ei ole kunagi Fredi suust kuulnud enda autode kohta. No vot, seal ongi see, et nagu... et noh, Henrit ta teab mingi 2 aastat, mind 17, et noh, eks 15 aastat pärast Henri vaatame, mis jutud siis on. Ei no, kuradi Henri on vana rallimees, ta teab neid asju, ta teab, ole nüüd, sa suutsid mu vana Kiiaga sellega, mis mahakandmisele läks, ühe korra panime joonele, aga siis oli naine roolis. Mina ei saanud isegi sinuga joonele panna ja siis sa ütlesid, said kotti, noh. Naine ei osanud kohalt äragi minna sellega nii kiiresti. See ei ole minu probleem. Mul oli poole vähem kilovatti Škodal, kui ma panin joonele. Mul oli 75. Mul oli poole vähemate oskustega autojuht. Jaa, aga 150 kilovattiga peaks igatahes panema koti pähe mu 75-le. Nagu sa ütlesid, manuaal, noh, sellega tuleb osata sõita. Ei ole päris, et paned piduri alla ja annad gaasi ainult ja siis lendad laksabki minema. Aga kuradi, kuidas ise hindad oma sõiduskilli? Ei. 10 10-st. 10-10, jah. Aga kui keegi, üks teine isik küsiks mu käest, mitte sina, aga üks teine, noh, ta on siit läbi käinud ka. Et siis ma arvan, et see on võib-olla 6, 7, 10-st. Et ma ise ei arva nii, aga noh, ma ise on rallias. Ma ütleks ka, et ma olen ikka suht professionaalne. Aga mul on vastavad koolitused ka all, vaata. Ma siin vähe privilegeeritud inimene, privilegeeritud, I don't know if it's even a word, aga nii ta on. Vot sulle, aga jah, et kirjutage meile teemadest, kirjutage meile, kui teil on midagi pakkuda, nagu ikka klassika. Põhimõtteliselt võib siia lõppu panna selle video, et Motopurk Coffee Tiksul, mis juhtus. Seal on kõik. Ei pane. Te lähete ise vaatama seda. Jah, et nagu ma ütlengi, et võid nagu panna, ehk siis sa vaatad selle ära. Podcast lõpeb kohe ära, te võeti kinni, teete Motopurgi kanali lahti ja lähete scrollite natuke alla poole ja seal on Motopurk Coffee Tiksul. Mis juhtus? Vaatate selle üle, saate vastused oma küsimustele. Ma võin selle siia lõppu panna nagu sinna lõppu sellesse, et vajutad lihtsalt selle väikse kasti peale ja siis... saad otsa sinna. Aga selge, ühesõnaga proovime siis selle viimase video veel siia aastasse ära mahutada ka. Proovime. Siis on kvartali peale üks video kirjas ja järgmine aasta loodame, et tõmbab paremini käima. Äkki lähme külastame veel mõnda Eesti YouTuberit või Eesti moto YouTuberit. Ja, ühesõnaga nii on. Vaatame, kuidas need vennad, kes teavad asjadest teevad. Jah. Me läheme lihtsalt toksime rehvi seal. Vana hea, toksid rehvi ja ütle, et no ma ei tea, noh. 5 sotti. Täpselt. Nii ta on. Aga aitäh, et tulite meiega siia väiksele Coffee Tiksule. Kohvi meil seekord ei olnud, aga järgmine kord kindlasti on. Ja ma arvan, et ma ei tea, võtame Circle'i kohvi lihtsalt. Shameless promo. Me nii kaua ostame Circle'i kohvisid siia endale ette, kuni nad lõpuks promoma hakkavad meid. Juudiskeem, võtame topsi, aga teeme kohvi siin. Ja meil on, ma promoon siis ühte videot veel. Meil on üks kohvide võrdlus, kus fun fact, Circle ka võitis. Spoilisin, kes ei ole näinud. Ja, millised ankla kohvi või millised ankla kohv on parim? Jah, on Circle. Minge vaadake üle. Seal olid teised ka, aga kes jäi teiseks ja kolmandaks, vaadake sealt. Aga ma tahtsin midagi öelda, aga noh, see juba ühest kuurast sisse teisest välja, nii et ei olegi vist enam siin mul... Sul on klapid peas, sa ei saa ühest kuurast sissegi minna. Big brain. Aitäh, et tulite ja et kes nii kaua üldse kannatas seda kuulata või vaadata ja ma ei tea, teil et ikka legendaarsed vennad. Kui tihti neid tuleb? Mida? Saateid, neid tuleb siukse augu täitena võib-olla, kui hästi jõuame kord nädalas, kui ei jõua nii hästi kord 6, 2 korda 6. Ütleme esialgu kord 6. Siuke ei julge lubada väga tihedalt, aga me proovime, anname endast parima. Järgmine nädal on jõulud, seega häid jõule teile või häid pühi teile, rahulikku jõuluaega ja ma arvan, et peale selle aasta viimast videot kohtume uuel aastal. Ja, kas siin või saates? Head vana aasta lõppu ja et ikka uus tuleks hästi ja vana läheks veel paremini. Ja kes ei ole subscribe, pange see subscribe või ärge tulge tagasi. Jah, meil on vaja 5 tonni täis saada. Eks ole? Like'id, subscribe'id, kommentaarid, tõmbab traati. Davai, cool beans. Hoidke kõva ja gaas põhjas.